Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 74. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna me hakkame jutustama ühe meesterahvaga, keda ma tõesti vahepeal linna vahelt taga otsisin, et jutustada temaga sellest, et kool, Pärnu Koidula Gümnaasium, on saanud aasta kooli konkursil finaali. Otsisin Indrekut siitpoolt sealtpoolt taga, aga Maria ütles, et praegu ei saa. Indrek teeb suurt tööd, kutsub kõiki hääletama. Igatahes nüüd on Indrek siin. Tere tulemast, Indrek Kaldo. Tere, tere. No kui sa mul siin oled, siis see tähendab vaid ühte, tulemused on teada. Tulemused on teada ja tulemused on hästi positiivsed meie jaoks ja tervele Pärnu linnale selles mõttes, et hästi tore uudis, et nüüd võib selle juba avalikult siis ka välja öelda, et Pärnu Koidula Gümnaasium sai siis aasta kooliks. Ehk tõime siis võidu ära Pärnusse. Nii nagu me siis ka proovisime turundada. Mis siis selle võidu tõi? Kas tõesti see väga hea turundus või siiski on koolil endal ka päris suur väärtus? Mõlemat. Eks koolil on oma suur väärtus ja kindlasti meil on ka väga suur vilistusbaas, aga samad moodi aitasid ikka kõik Pärnu linna elanikud ka kaasa selles mõttes, et me tegime päris läbimõeldud ja sükest strateegilist turundust, reklaamisime nagu iga päev, mitte ei jäänud nagu lootma selle peale, et ühe korra suure paugu teeme, et üks kord on nagu suur ilutulestik ja siis 10 minuti pärast on kõik ära unustanud, mis üritus üldse on. Vaid sa ikka pead kogu aeg olema pildi peal ja meelde tuletama ja ütlema, et ikkagi hääletage, sest finaalis võitja valiti ka ainult rahvahääletuse põhjal välja. Ja meist oli seal finaalis ka üks suurem kool. Nii et Pärnu linna elanike toetus oli ikkagi väga oluline. Ma olingi hästi positiivselt üllatunud, kui sa kirjutasid, et oleks aeg nüüd jutuajamine ära teha. Sest et ma ka teadsin, et seal konkureerisite päris tugevate koolidega nii-öelda ja päris suurte koolidega. Mõtlesin, huvitav, kas siis tõesti õnnestus see võit ära tuua Pärnusse, et hästi selline äge. Ja minu arust väga hea, jah. Selles Pärnusse ei ole ennem seda võitu tulnud ka ja see on ikkagi tervel Pärnu linnale ikkagi suur tunnustus. Kuidas saab üldse kool konkureerima sellisele konkursile nagu aasta kool, et kuidas sinna üldse kool saab? Sinna võivad üle Eesti kõik koolid kandideerida, põhikoolid, gümnaasiumid, kutsekoolid, selles mõttes koolide seas mingisuguseid piiranguid ei ole. Et varasemalt seal pidi kirjutama lihtsalt eneseanalüüsi ja tegema süke kooli tutvustav video, aga siis sellel aastal konkursi tingimused muutusid, et läksid isegi natukene karmimaks. Et koolid pidid tegema eneseanalüüsi hariduse kvaliteedi hindamise mudeli järgi, HAKA mudeli järgi, kus olid kriteeriumid ette antud. Nii et selles mõttes päris niimoodi oma peaga suvalisi asju sinna eneseanalüüsi kirjutada ei saanud, vaid sa ikkagi pidid nagu ära tõestama, mis haridusuuendusi sa oled teinud viimase 3 aasta jooksul ja kuidas siis koolielu siis nagu päriselt nagu tõenduspõhiselt siis ka välja näeb. Ja siis seda eneseanalüüsi, mis HAKA mudeli järgi oli tehtud, see aasta esimest korda pidi siis toetama siis see kooli video, mis pidi samu asju edasi kandma. Ja selle põhjal siis žürii valis välja siis üle Eesti 10 poolfinalisti. Ja kui need poolfinalistid nagu teada saidime, siis üllatus oli väga tore. Üllatus oli väga tore, sest et see tõesti see esialgne kriteerium oli sellel aastal nagu uutmoodi ja meie hariduse kvaliteedi hindamise mudeli järgi varem polnud eneseanalüüsi teinud, aga õnnestus väga hästi. Ja siis pärast edasi oli kõik nagu rahva kätes, et rahvas toetas meid ja niimoodi see võit tuligi Pärnusse. Ma mõtlen, et sellist asja on nii keeruline hoida ju saladuskatte all. Selles mõttes tahaks ju seda kõigile kohe hõigata ja öelda, et jaa, me oleme võitjad on ju. Aga tegelikult peab seda saladust ikkagi mõnda aega ju hoidma ka. Et kuidas see küll õnnestuks? No eks seda raske olegi, et see avalikustati siis 5. maile, teisipäeval siis Eesti Televisiooni televisioonis, et kuna ERR ja Harno koos seda üritust teevad. Aga kuna selle
ETV Televisiooni saate ettevalmistamine võtab aega ja nii tehniliselt kui ka sisu poolest, siis eks nad ikka andsid meile varem teada. Me pidime ka siis oma plaane tegema, sest et tõesti teisipäeva hommikul 2,5 tundi siis ainult Koidula koolist on otseülekanne ja ainult siis Koidula kooli siis tegevusi seal ka siis televisioonis kajastatakse, et ikka tuleb natukene õpetajaid ja õpilasi ka haarata, et päris saladuses hoida ei saa, aga ütlesime, et avalikustada niimoodi kuskil ei tohi või sotsiaalmeedias ei tohi hõisata ega muud moodi. No õpetajatel ilmselt on see natuke lihtsam, kuna nad juba teadvustavad teadlikult läbi neid asju. Õpilastel ma kujutan ette, et on ikka keeruline nagu kohe tahaks ju snappi võitja, mis iganes on ju. Et see on ikka päris suur usaldus tegelikult õpilaste suhtes. Jaa, ega me selles mõttes ju kõikidele, me võtsime ka siis suhteliselt väikse siis õpilaste ringi siis, kes said nagu asjast teada, et jah, suurelt ei saa seda rääkida, et see avaüllatuse ikkagi teeb Eesti Televisioon. Aga see sama eneseanalüüs Haka, kui ma õigesti kuulsin, et mida seal kõike siis läbi käima pidi enda jaoks, enda töö mõtestama, et mis erinevaid protsesse siis kooli sees tehti selle jaoks? Selles mõttes ega sealt midagi otseselt ise välja mõtlema ei pea, et see ongi tavaline oma koolielu, et mida sa oled siis teinud, aga sa pead selle siis nagu tõenduspõhiselt ära tõendama, et mitte lihtsalt kirjutama niisugust ilusat juttu kokku või mingit ilusat mulli, vaid tõenduspõhiselt olid need haridusuuendusina tahtsid teada, see oli kõige olulisem, mis on viimase 3 aasta jooksul tehtud ja meil oli selleks uurimuslik õpe, mis tähendab seda, et selle loodussuuna peal enamik tunde toimuvad meil ikkagi keemialaboris ja tunnid ka bioloogialaboris, ehk inimesed õpivad siis nagu läbi praktika, läbi katsete nii keemiat kui ka bioloogiat, mitte lihtsalt niimoodi kuivalt raamatut lugedes või midagi ümber joonistades, et ikka päriselus saab ka mõne katse ära teha, et ei pea kartma, et see jääb ainult selliseks unistuseks. Ja kokku oli see 6 kriteeriumit ja kõik siis pidi niimoodi ära tõendama, et see on päriselt ka nagu ka toimub, mitte et koolijuht ütleb, et midagi ilusat tehakse, aga pärast tuleb välja, et mitte midagi ei toimu. Aga see haridusuuendus, see oli nagu põhiline, ma arvan, et see oligi see, mis seal toimus, aga pidi ka kirjutama õppekavarendust, pidi ka kirjeldama seda, kuidas tegeletakse uute õpilaste sisseelamisega, kuidas toetatakse õpilaste ja õpetajate vaimset tervist ja ka füüsilist sükest heaolu, et kuidas siis koolikeskkonda arendatakse, kuidas on mõeldud ka koolis turvalisuse peale. Et kõik need asjad siis pidi seal eneseanalüüsis ära kirjeldama. Päris süvitsi ikkagi. Jaa, selles mõttes, et see ikkagi võtab aega, et see ei ole niimoodi, et sa ühel hommikul hakkad kirjutama ja siis lõunal esitad ära, et me tegelikult tegime seda tööd päris põhjalikult, et seda eneseanalüüsi me kirjutasime ikka mitu päeva ja omavahel ka arutasime ja selles mõttes diskuteerisime, et mida siin eneseanalüüsi siis ikkagi sisse panna või mitte panna, sest et seal oli ka tähemärkide piirang peale, et sa ei saanud kirjutada lihtsalt niimoodi, et kirjutad 100-leheküljelise raamatu valmis ja siis arvad, et žürii viitsib sul seda 100-leheküljelist romaani läbi lugeda, vaid et sa pidid nagu hästi kontsentreeritult kirjutama, et mitte iga sõna, vaid iga täht või tähemärk oli arvel, et ja see oli nagu väga oluline, et sa nagu selle asja tuuma ära kirjeldad seal, mitte ei lähe nagu väga üldiseks või laiali. Aga see on hästi äge võimalus endale ka korraks enda tööd enda jaoks läbi vaadata nii-öelda. See on väga-väga hea, muidu ju ei teeks seda iga aasta nii põhjaliku eneseanalüüsi. Jaa, seda muidugi. Ja selles mõttes tegelikult on ka hea, et mingisugused mahupiirangud on ikkagi peal, et muidu inimesed tõesti nagu kipuvad liiga palju vahtu kirjutama, aga tuleb arvestada ka seda, et kui žürii peab lugema ikka mitukümmend kooli eneseanalüüsi läbi, siis nemad tahavad saada nagu
hästi kiiresti. No nagu liftikõne, ütleme, seal 10 sekundiga räägi ära see oma põhituum või nii nagu noored, ütleme seal sotsiaalmeedias on, et keegi viitsi ju vaadata 5-minutilist mingisugust pikka Instagrami story't, kõik tahavad, et oleks 5 või 10 või 15 sekundiga nagu asi ära räägitud. Eks see nii ole. Täitsa veider, kus me jõudnud oleme, eks ju. Et selles mõttes ühelt, natuke isegi mitte veel 5 aastat tagasi, natuke isegi vähem, ma arvan, tagasi, kuidagi rohkem taheti just seda sisu kirjeldust nagu laiemalt, on ju. Ja nüüd me oleme täna jõudnud kohta, kus nagu hästi ruttu kogu info kätte on tehtud. Ja, sest et tänapäeval tegelikult seda infot on hästi palju ja tõesti igast kanalist tuleb, igalt poolt tuleb, et see maht on hästi suur ja selles mõttes, et ongi viimasel nagu rõhk läinud sellele, et räägi siis see põhipoint ära, keegi taha seda hästi pikka sissejuhatust nagu kuulata, et täna hommikul selles mõttes oli üks ka niimoodi hea kogemus, mõtlesin täpselt sama asja peale. Mul on telefonis on üks äpp ja tahtsin sealt midagi vaadata, aga selle firma logo tuleb vist 10 sekundit, näitab igat pidi eest tagurpidi ja lahti ja siis lõpuks ma ei viitsinudki enam, ma ei saanudki sinna äppi sisse, sellepärast et see firma nagu keegi reklaami inimene mõelda, et jumalast lahe, et kui inimene vaatab 10 sekundit, kuidas see logo käib seal edasi-tagasi, et aga ma tahtsin sealt nagu vaadata mõnda asja, siis ma panin kinni, ütlesin, et las ta jääb. et jah, nii see elu on, et keegi tahab pikalt enam oodata, et aeg on väärtuslik. Vaata, kui head me tuuma kohe ära rääkisime, on ju. Nüüd võime niisama lobiseda. Täpselt. Siis võib ülejäänud aja ära täita. aga see mõte, et panna kooli konkureerima, et kas see on teil juba varasemalt olnud või see aasta jõudsite selleni? Ei, selle me panime juba varasemalt paika, et ma arvan, me olime ainukene kool ka, kes tegelikult kõige tõsisemalt seda aastakooli asja võttis, et teised koolid olid ka head, et selles mõttes, et väga tublid olid, nad üldse kandideerisid. Aga meie taustalugu oli see, et eelmine aasta me saime poolfinaali, aga me rahvahääletusena finaali enam ei saanud. Ja siis järgmine päev, kui see võitja välja kuulutati, siis kutsusin siis koolis meeskonna kokku, ütlesin, et me järgmine aasta võidame ära. Nad olid suhteliselt kurbade nägudega, sest finaalis ainult võitja on, ja me ütlesin, me järgmine aasta võidame ära. Et mina seda usun ja teeme selle asja ära ja hakkame selleks ette valmistama ja tegelikult me nagu hakkasimegi ette valmistama ja seda oli näha ka tegelikult, kui me analüüsisime, siis poolfinaalis oli avalikustati teised koolid, et kui me vaatasime ka teiste kooli videosid, siis meie hakkasime juba tegelikult, oligi aasta tagasi valmistama, hakkasime juba mõtteid korjama, ideid korjama, mida teha, nii et meil viimasel hetkel midagi tulnud. Meil oli juba strateegiliselt asi paika pandud päris pikalt, mida me teeme ja kuidas me teeme. Mis näitab ehedalt seda, et kui on ikka tõsine soov, strateegia paigas, siis tulemused tulevad. Jah, täpselt, et me nagu ehku peale lootma ei jäänud, et me oleme väärt ka seda. see ei olnud selles mõttes. Ei olnud ainult turundus, vaid asi on sisus ka ikkagi. mõlemas. Aga turunduses ongi niimoodi, et aga sa peadki olema pildil. Ja meie kogu aeg see küsimus oligi see, et finaali saamisel me olime, et mina ise olin suhteliselt kindel, kui me vaatasime või analüüsisime nagu enda olukorda. Aga kogu küsimus oli selles, et kuidas saada selles finaalis rahvahääletustest, et see oli teine rahvahääletus ja paljudel inimestel tekkiski nagu see küsimus, et ma juba ühe korra hääletasin, et miks ma pean nagu uuesti hääletama. Ja selles mõttes me alguses tegimegi strateegiliselt niimoodi, et me esimese rahvahääletusel küll tegime Pärnu lehes ja selles Pärnu veebikeskkonnas reklaami, aga me enda sotsiaalmeedias eriti palju ei teinud, sellepärast, et me tahtsimegi selle gaasi põhja vajutada siis, kui on see finaali hääletus. Sest oluline ongi just selle finaali hääletusel nagu mobiliseerida neid hääletajaid ja teha neile selgeks, et nad peavad nagu uuesti hääletama. Sest tõesti mitmel korral öeldi, aga ma ühe korra hääletasin, et nagu miks veel, aga siis oligi vaja öelda, et see nagu, et Eesti lauluski, et algul on sama nagu formaat, et Eesti laulus, et algul on siis
žürii valib välja seal nõnda nimetatud poolfinalistid, siis toimub esimene rahvahääletus, kelle seas siis valitakse välja 3 ja siis võitja tuleb ikkagi siis, et sa pead veel ühe korra hääletama selle teise rahvahääletusel ka ikkagi osalema. Nii et gaasivahetusime põhja ikkagi siis, kui see teine rahvahääletus oli. See töötles hästi, sellepärast, et siis tuli ka minule see info nii-öelda feed'i või teadvusesse. Et täiesti, terve sotsiaalmeedia ongi täis, et siin peab nüüd nagu mingi taust olema. Väga äge. Just, et muidu ongi niimoodi, et suur pauk on kohe alguses ära ja siis on toss väljas ja siis on kõik juba ära unustanud, et mis asi üldse toimub. Kui kaua sa oled Koidula kooli juhtinud? Ma olen 15 aastat. 15 aastat. Ja. Kuidas sa selle teekonnale jõudsid? Kuidas see sai sinu suhe Koidulaga alguse? No suhe Koidulaga alguse sai juba siis, kui ma olin 6 aastane. Kui ma läksin sinna eelklassi, Koidula kooli eelklassi. See oli nõnda nimetatud 0 klass oli, et praegu on siis selle mõiste nagu eelkool, ütleme. Siis oli 0 klassis ja käisin seal põhikoolis ja käisin seal gümnaasiumis ja kui ma Pärnusse tagasi sattusin, siis läks eelmine direktor pensionile ja siis kandideerisin ja sattusingi tagasi Koidula kooli. Et nii lihtne see lugu oli. Kuidas sina tunnetad, kui võrdled nüüd aega, kunas sa ise olid keskkoolis ja tänast gümnaasiumiastet, eks ju, et need muutused on ju tohutult suured olnud? Elu läheb ikka edasi, elu areneb ja samatmoodi ka ju koolid arenevad edasi, et võimalused muutuvad siuke nagu tehniline plaas, muutub ka siuke õpetamine, aga õpetajad jäävad enamuses samaks, et ma arvan, et vähemalt pooled õpetajad on samad, kes mind õpetasid, et alati kõik ei muutu ka. No kohati on see päris tore teadmine, teisiti mõtled issand jumal, et õpetaja puhatanud ei taha lõpuks või. Aga vaata, kui see on see kutsumus, siis on see kutsumus. Jah, ja minu arust on ju ka täiesti tore, kui õpetajad töötavad ka veel pensionääridena edasi. Sellepärast, et kui sul otseselt mingisuguseid tõsiseid nagu terviseprobleeme ei ole, et sa nagu tööl käia ei saa, siis õpetaja üks pluss on see, et tegelikult ta on ju tubane töö, et sa ei pea kuskil tegema väljas rasket füüsilist tööd, võib-olla kus tervis hakkab lõpuks alt vedama. Et kui mõistes on terav, siis soojas toas võib ikka jutustada. Ja see on nii oluline vaimsele tervisele hoida ennast veel käigus nii-öelda. Ja, et mida rohkem tegelikult need õpetajad ikkagi ka pensionäärid ja nii edasi töötavad, seda rohkem nad ka ju vormis on. Et kui sa ikkagi koju jääd ja hakkad seal televiisori ees istuma ja diivani peal siis lebotama, ega siis üsna kiiresti need inimesed ju natukene hääbuvad ära ka, et see koolis käimine, see ikkagi töötamine hoiab ikkagi niimoodi mõistusärksena ja tervemad on need inimesed ka minu arust, et mul koolis on ju 78-aastast õpetajat, et märke veel ei ole, et ära tahaks nad minna. Kas nemad mõlemad on sind ka õpetanud? Ei, mõlemad ei ole õpetanud. Aga üks on? Üks on, aga teine ei ole. Ja. Kuidas siis on tänasel päeval? Ma mõtlen, see tundub nagu nii kihvt kontrast olema, et ühel hetkel on ta õpetaja ja teisel hetkel olete te kolleegid. Et see tundub nagu nii selline põnev reeti nagu haridusmaastikul. Ja, samas on tore ka, et minust on see täiesti okei. Aga kui rääkida kooli väärtustest, kui selgitada inimesele, kes pole elu sees kuulnud nime Pärnu Koidula gümnaasium, ta elab kusagil kaugel, siis mis on need väärtused? Ma arvan, meil see kõige põhiline väärtus ongi akadeemilisus. Meil on seal veel koostöö ja uuendusmeelsus, aga akadeemilisus ja tegelikult see väljendabki väga hästi selles, et Koidula kooli lõpetajatel on edasiõppimiseks kõik uksed lahti. Ja see ei ole lihtsalt siuke ilus, siuke turunduslik lause, vaid see on päris elus täiesti töötav, sest et meil praktiliselt kõik õpilased, kes ära lõpetavad Koidula gümnaasiumi, saavad ülikoolidesse sisse ja saavad ülikoolidesse sisse enda soovitud erialale, et ei ole seda muret, et ta ei saa kuskile sisse, siis hakkab
meeleitlikult otsib mingit teist või kolmandat varianti ja siis ta on stressis, et tal see eriala ei sobi ja siis ta hakkab ennast leidma ja siis ta 30-selt ei tea ka veel, mida ta tahab teha. Et meil siukseid õpilasi ei ole. Ja seda näitab ka ju statistika, et üle Eesti siis TalTechi viimased 10 aastat, viimased 10, mitte 1 või 2, kõige rohkem õpilasi ju saab siis Pärnu Koidula gümnaasiumist. Ja kui võtta TalTechis ka teaduskondade kaupa, siis igasse teaduskonda, ükskõik mis selle nimi on, üle terve Eesti kõige rohkem ongi Koidula õpilasi sisse saanud. Ja Tartusse, Pärnus saab meil kõige rohkem õpilasi siis iga aasta kuskil 60 õpilase ringis saab Tartu Ülikooli sisse. Tallinna Ülikooli saab kuskil mõnekümne õpilase, lähevad edasi õppima. Aga minnakse veel Maaülikooli, minnakse ka näitlejaks õppima ja mõni satub ka veel välismaale, nii et meie statistika näitab seda, mida me küsime otse siis ülikoolide käest, et kui palju õpilasi saab igal aastal sisse, mis erialale, nad väga lahkelt jagavad seda infot ja see ongi võib-olla kõige suurem väärtus, et tal ongi edasi õppimis kõik uksed lahti. Kui palju te teete praegu kooli ajal nii-öelda, kui õpilased veel on teie koolis, koostööd erinevate ülikoolide, kõrgkoolidega? No kõige parem koostöö on ikkagi meil TalTechiga, et seal on nagu ütleme, et üks vereringe või ütleme, ühes ja samas energia väljas oleme, et ja nemad on ka aru saanud selles mõttes, et tuleb teha koostööd gümnaasiumitega, sest et koostöö saab olla ainult kahepoolne, et inimesed tavaliselt ütlevad, tehke koostööd, siis inimesed nagu ei mõtle, nagu, mida see tegelikult tähendab. Et koostöö ikkagi tähendab seda, et mõlemad osapooled on huvitatud, et kui üks osapool ei ole huvitatud, siis tegelikult koostööd ei ole võimalik teha. TalTech on nagu aru saanud, et kui nad tahavad saada endale tudengeid, siis mõistlik on teha gümnaasiumitega koostööd. Ja nende siuke nagu, kuidas nad koostööd teevad, see nagu hästi sobib meie mõttemaailmaga. Et teised ülikoolid on natukene siuksed dinosaurused, et küll need tudengid ikka meie juurde tulevad, et nad arvavad, et nad eriti nagu pingutama või midagi ise tegema ei pea, aga statistika näitabki, viimased 10 aastat kõige rohkem läheb TalTechi, järelikult nende siuke turundus töötab ja nende siuke lähenemine töötab. Milles see koostöö väljendub? TalTech teeb hästi süsteemselt, et ei ole mitte siukest nagu ühte üritust, vaid neil ongi nagu, ma ütlen, see koostöö on tegelikult nagu aastaringne, et tavaliselt mõeldaks nii, et vastu võtta, et vastu võtta hakkab siis seal suvel juunikuus, ülikoole pealt, et kui inimesed hakkavad siis SAISis kandideerima, et tavaini mõtleb, et siis hakkab nagu vastuvõtt pihta, see on täiesti vale arusaamine, et vastuvõtt on aasta ringi, vastuvõtt hakkab sul pihta 1. septembrist ja kestab läbi terve aasta. Ja kui hästi sa suudad siis oma ülikooli reklaamida, seda rohkem sa ka tudengeid saad. Tähendab seda, et see nõndamet koostöö hakkab meil juba septembris pihta, septembris käib TalTech meie juures natukene reklaamimas, siis oktoobris enne koolivaheaega nad teevad siukse õppepäeva meil. Ehk siis 12-ndikele on loengud, on siuksed seminarid, on siuksed praktikumid ja siis veebruaris või jaanuaris käivad meie õpilased siis uuesti TalTechi külastamas, siis võetakse neid vastu, näidatakse koolimaja, tehakse samat moodi huvitavaid tegevusi, saavad mõne loengu, saavad mõne praktikumi, saavad mõne katse teha ja niimoodi see käib. Ja aeg-ajalt nad kutsuvad ka võistlema meie õpilasi. Ehk see tegelikult mina ütlen, et see vastuvõtt ongi läbi terve aasta. Et see, kes panustab ainult sellele, et juunikuus SAISi mingi õpilane esitab avalduse, see on nagu ajast maha jäänud. Aga kui tuli ise, kuidas teie õpilasi enda juurde saate nii-öelda? Kasutame peaaegu samat mudelit. Peaaegu kasutame samat mudelit, et meil ka siis alates tegelikult septembrist käivad kõik põhikoolid õpilased ju meie koolis õppepäeval, siis me teeme ka huvitava teaduse mängu ja pakume siis ka TalTechi stipendiumit siin, kes on olümpiaadides ilma jäänud. Et põhimõtteliselt teeme sama asju, lihtsalt TalTechil on nagu inimesi rohkem ja võimalusi rohkem, et nad teevad intensiivsemalt kui meie.
aga selles mõttes meil on nagu ühised arusaamised asjast, kuidas asi peab käima. Õpilasel on nii oluline see, et ta kuidagi koolielu juures ei hoia ainult see õppimine, vaid ka see keskkond on ju, et just kas see sama tervise hoidmise kontekstis nii-öelda. Et vahetevahel on ikkagi kostunud läbi, et kui õpilased teevad häid tulemusi, siis äkki nad on õppimise ajal hirmus õnnetud kogu aeg, et ainult nagu kogu fookus läheb õppimisele on ju. Kuidas sina selle teemaga suhestud? No ma arvan, et meil seda ei ole selles mõttes, et ma arvan, õnnetu inimene ei saagi nagu häid tulemusi teha ja siin ma küsin, mis on hea tulemus. Mina ütlen, et ainukene hea tulemus, mis gümnaasiumi lõpus maksab, on see, et kas sa saad sisse ülikooli oma soovitud eriale või mitte. Et kui sa sinna sisse ei saa, siis järelikult need muud tulemused, mis sa seal oled saanud, ei ole nagu olulised selles mõttes, et oluline ikkagi see lõppeesmärk. Aga meil on hästi palju õpilased ise teevad üritusi, et meil ongi see põhimõte, et õpilased teevad ise koolis üritusi, et mina ühtegi üritust ei organiseeri neile. Ja selles mõttes nad on hästi aktiivsed, toimuvad igasugused filmiõhtud, luuleõhtud, jõulupall on meil, siis on lauluvõistlus, mis on juba 35 aastat toimunud. Nüüd toimub ka siis veel noorte öölaulupidu, mis toimub juba mitmendat aastat järjest ja eks need üritused seovad õpilasi ja annavad sihukest võimalust kauru välja lasta vahepeale, mida on ka vaja. See jõulupall on täiesti müstiline fenomen. Õpilased teistest koolidest otsivad teie koolist tuttavad, et saaks tulla jõulupallile. Miks ta nii populaarne on? Meil oli esimene, kes seda hakkas Pärnus tegema 10 aastat tagasi ja see ongi see, et õpilased ise teevad, et ma arvan, see ongi see nagu põhiasi, sest et kui mina mõne ürituse teeksin, siis ilmselt oleksin kohal mina ja need, kes käsukorras on aetud õpilased üle, nad magaksid kodus, aga kui õpilased ise teevad, siis nad teavad, mis neid huvitab, mida nad tahavad näha, mida nad tahavad kuulda. Nii et selles suhtes see ongi algusest peale nagu nende planeeritud, ise otsivad esinejad. Nii et mina olen kohvi ja tulen kohale. Rääkides veel korra sellest aasta kooli tiitlist, mida see koolile annab? Ma arvan, see ongi tegelikult ikkagi väga suur tunnustus, et me oleme õigel teele. Me teeme õigeid asju ja samat moodi, et rahvas ka tunnustab meid. On meid märganud, on meist hoolinud, me oleme neil meeles ja see ongi, ma arvan, põhiline. Kas on juba sellest tulemusest, täna me sellest natukene varem, kas on juba tulemusest juttu olnud ka linnavalitsusega, kuidas linn teid selles suunas nagu tunnustab? Seda ma ei tea, kuidas linn meid tunnustab, aga kui linn seda sama sõnumit nagu jagabki, et võit tuli Pärnusse, sest et Pärnu tahtis saada ju noorte pealinna tiitliks, et see läks käest ära, et siis see sama mõte, mis me ka välja ütlesime, et toome võidu Pärnusse, et Pärnu ongi siis aasta kooli tiitliga vääriline linn, siis kui nad seda reklaamiksid sellele mõttel, siis oleks ka väga suur tunnustus. Ja nagu ma aru saan, siis nüüd Pärnu linnas on esimest korda siis aasta kool leitud nii-öelda. See võib päris uhke tunne olla. No ikka. Sa oled selle juures nii tagasihoidlik kuidagi. Ja ma ütlen, et hariduses kõik uuendused on Koidula koolis tehtud siin minu juhtimisel. Võiks öelda, et meie oleme need ideede generaatorid, kes need asju välja mõtlevad ja ellu viivad. Et nii seal on. Kui oluline on neid hariduslikke uuendusi läbi viia? No ikka tuleb, et sa pead ju tegelikult kogu aeg ju noorte jaoks üksid huvitavaid ja põnevad asju tegema, et ei saa olla elu nii, et nagu 20 või 30 aastat tagasi oli, et hobusega enam keegi koolis ei käi ja arvelauaga keegi enam ei arvuta. Et lihtsalt peab ajaga kaasas käima ja see peab ära proovima nagu tabada neid trende, et mis tulevikus on ja see on põhiline, ma arvan. No kooli juhtimine on parajalt stressirohke. Kuidas sina seda tasakaalu hoiad, et sul on nagu vaimne tervis nagu hoitud? Ma arvan, et minu töö nüüd väga stressirohke tegelikult ei ole. Stressirohke on iga töö, aga ma arvan, et stressirohkem töö on tegelikult põhikoolides,
et seal on lihtsalt need teismelised, kellega on raskem läbi saada, mina ütlen alati, et gümnaasium, see on ainult nagu paradiis. Ütlen oma õpetajatele ka, et on ainult paradiis, et kui need põhikoolist tulevad ja mõnedel seal hormoonid möllavad, siis peale jõuluvaheaega on nad ka maha rahunenud ja on ikkagi nagu täiskasvanud inimesed, et meie võtame neid kui täiskasvanud inimesi. Ja seda me neile uutele kümnendikel alati ka 1. septembril ütlen, et me kohtleme teid kui enda suguseid, mitte enam kui lapsi, et olete siin meiega täiskasvanutega võrdsed. Ja selle tõttu ongi, mina arvan, et tõesti minu töö on vähem stressirohkem kui mingi põhikoolijuhil, aga mul meeldib jõusaalis käia ja vahepeal niisama puhata, et mul meeldis hästi see Fred Jüssi mõte, et see lebotamine, et tegelikult vahepeal ongi lihtsalt vaja, et seal lebotada, seal lamada, puhata, lugeda raamatut, vaadata telekat ja ei peagi alati mingit meeletut sporti tegema või ma ei tea, ümber maailma reisile minema või hakkama siit suusamaratoni tegema või midagi muud. Et see ongi see igapäevaelu oskus nagu hoida kogu aeg asjad tasakaalus, et see vahepealne, ma ei tea, suusamaraton on hetkeks, eks ju, muidugi eeltöö ka, aga see igapäevane tasakaalu hoidmine on nagu kõige tähtsam selle juures. Ja, ma arvan ka, et puhata tuleb osata nagu kogu aeg, et mitte ainult üks kord aastas. Kuna sa ise viimati siis mõlutasid? No nädalavahetusel molutasin. Nädalavahetusel molutasin, jah. Et ikka teadlikult? Jaa, et ma arvan, et ma olen juba selles eas, et kui ma tunnen, et ma olen nagu väsinud ja tahan puhata, et siis ma ka puhkan, et ma ei ennast veel rohkem stressi, et on vaja teha veel 11 ja 3 asja, et ei juhtu midagi, kui ma seda 11 ja 3 asja teen järgmine või ülejärgmine päev, et elu selles mõttes seisma ei jää ja maailma kokku ei kuku. Hästi eluterve lähenemine. Ja, aga selline vist jõutakse ajaga, ma arvan, et või on sul terves ajaga samasugune nagu tunnetus ja oskus olemas olnud? Ei, ma arvan, et eks noorena mõtlesin nagu teistmoodi, et ma arvan, see ajaga on tulnud see arusaamine, et Aga kui me lähme tagasi korraks sinu kooliaega, mis olid sinu lemmiktunnid? Minu lemmiktund oli matemaatika. Kas Tiia Toobal andis sulle ka matemaatikat? Ei, mul andis Arvo Press. Arvo Press andis matemaatikat, oskas väga hästi anda matemaatikat ja selles mõttes minu jaoks oli ta lihtne. Ja füüsika oli ka. Et Elmo Mägi andis väga hästi füüsikat, oskas väga hästi lahti seletada, nii et minu jaoks olid need nagu lihtsad ained. Ja samas moodi ka huvitavad, nii et ma läksin Tartu Ülikooli matemaatikat edasi õppima. Kuidas tänasel päeval on, kas õpilased tulevad ka mingisuguste murede või rõõmudega direktori juurde rääkima? Et kas see on tavapärane või pigem mitte? No, mõnikord ikka käivad rääkimas nii oma muresid kui rõõme ja siis kui muresid on, siis proovime aidata lahendada, et eks me ju õpilaste jaoks seal oleme, et kool on ikka õpilaste jaoks. No tihti on see, et muredest räägitakse rohkem, sest et mis sa sellest rõõmust ikka jagad direktoriga on ju, või ikka tuleb ette? No mõnikord ikka tulevad jah, räägivad, kui midagi hästi läheb, et see on ju tore. Mis on veel sellised traditsioonilised ettevõtmised koolil, et mõnest on siin juba juttu olnud, pallist ja mõnest sündmusest veel, et kas midagi on veel praegu mainimata jäänud? No meil on rebast elamuspäevad, et mitte nagu rebast retsimine või mingi muu siuke asi, millega siis neid ära hirmutatakse, vaid meie nimetame neid rebaste elamuspäevasid ja selle asja mõte ongi see, et noori uusi kümnendikke rohkem ära ühendada selle klassiga, kus nad on, sellepärast, et nad kõik on võrdses olukorras, kõik tulevad uude kooli, ei ole niimoodi, et mingi vana punt on mingi vanast koolist, kes sööb oma ette ja siis hakatakse neid seal uusi noori rebasid seal testima, et umbes kas oled vääriline ikka siin klassis või mitte, et meil on selles mõttes kõik on võrdsed, kõigi jaoks on uus kogemus ja kõik peavad siis ka omavahel nagu läbi saama. Ja selle rebaste elamuspäevade või tegelikult see nagu terve nädal, selle mõte ongi see, et see terve klass jääks kokku ühtseks, et nad teevad koos asju, et võit ei ole nagu oluline, see ei ole eesmärk, vaid et nad tunneksid üksteist, saaksid üksteist aru, hakkaksid koos klassiga niimoodi tervikuna tegutsema, et see on selle asja mõte ja et neil oleks nagu lihtsam sisse elada ka kooli.
väga armas on kuulda kooli poolt väljendit rebaste elamuste päevad ja mul poeg on ju teil koolis 10. Ta ei nimetanud kordagi sõnaga elamuste päevad, enne kui kool hakkas, varsti on rebaste retsimine, sest et see lastel on nii sees. No jaa, sest et teistes koolides ongi niimoodi, et peab midagi vastikut sööma ja sopases roomama ja nagu tõestama või on seal mingid vanad olid ees, et tulebki nagu tõestama ja siis need hirmujutud ongi alati hästi suured. Aga meil on juba mitu aastat juba teine lähenemine ja meil ei ole ka niimoodi, et kuulutatakse välja mingi üldvõite, et see tekitab nagu veel rohkem siis nagu stressi teistel, kes nagu üldvõitjaks ei saa. Sest meil ikkagi neid õpilasi on hästi palju, nagu 7-8 paralleeli ja kui me valiksime välja ühe võite, siis oleks ju ülejäänud seal 6-7 oleksid ju kaotad, aga eesmärk on see, et ju kõik võidaksid. Ja kõiki märgatakse, et meil samad moodi kategooriad on ja tunnustamine on niimoodi, et iga klass ikka leiame selle tema eripära üles ja siis märkame ja tunnustame. Et meil ei ole ka üldvõitjat. Ja need asjad, mida nad tegema peavad, ongi, need ülesanded tähendab, mida nad siis tegema peavad, ongi selle põhimõttel, et nad teeksid terve klassiga koos. Jah, ma mäletan siin sügisel, poeg saatis vist pildi äkki spordihalli juurest ja ma ei tea, kas need oli kokku see mingi 250 nagu meeletu arv õpilasi. Jah, ja nii ongi. Jah, ja nemad said ka väga vahva tiitlu, nad olid ise väga õnnelikud selle üle. Kas nad olid kõige suuremad pättuste tegijad või ma ei mäleta mingi selline nagu, mitte siuke, et midagi siukest nagu uhket või siukest nagu kõige säravamad või midagi. Kõige paremad pättuste tegijad või midagi taolist oli, siis mõtlesin, et issand juba, nad olid ise nii õnnelikud selle üle. No siis läks asja ette ju, siis oli õige tiitel, kui nad tundsid ise ka rõõmu sellest. Kui lihtne on uusi õpilasi kooli sisse nagu siis aidata neil kooli sisse elada. Eriti, me oleme sinuga sellel teemal ka rääkinud, et eriti kui tuleb laps maakoolist, kus on nagu väiksemad klassid, eks ju, et kui lihtne on aidata tal siis kooli sisse elada? See on hästi individuaalne, et siin ei ole mingisugust nagu kindlat ühte reeglit. 90% julgelt võib öelda seda, et elavad nagu suhteliselt hästi sisse. Osadel õpilastel võtab kohanemisaeg selle võib-olla kuskil 1 kuu või 2. Ja miks me oleme toonud just selle rebaste elamusnädala kohe nüüd septembri alguses esimesele nädalale, see ongi see, et nad võimalikult kiiresti saaksid üksteisega tuttavaks ja koos ka ühiselt asju teeksid. Ja siis mõned üksikud siis peale jõulusid saavad nagu meie kooli perega nagu ühtseks. Ja hästi harva meil on tõesti mõningid üksikud, kes maakoolist tulevad, kes ei kohanegi ära, sest et seal maakoolis on vähem õpilasi kui meil kõikidest 10. klassidest nagu kokku, et tema jaoks võib olla natukene süke teistmoodi olukord, et ta pole nagu sellega arvestanud, see võib-olla klassis seal oligi 10 õpilast, aga meil tõesti klassis 10 õpilasega klassi ei ole. Aga üldiselt need maakooli õpilased saavad ka nagu hästi hakkama, et väga harvad on juhtumid, kus lähevad siis kuskile mujale. Eriti kui nad tulevad koos kellegagi, siis on nagu koos rõõmsam edasi ka minna. Et kui laps võib-olla üksi tuleb, et võib-olla siis tunneb tõesti, et huvitav, kuidas ma sisse nagu sulandun. Aga tihti ju tulevad nad kellegagi koos pinginaabriga või klassikaaslasega, et siis on see üleminek natukene sujuvam ka. Ja ütleme, meie eelis ikkagi see, et meil ei ole nagu põhikooli all, et seal ei ole mingit vanad punti, kes ongi sellised nagu vanad kalad seal sees ja kes hakkavad siis nagu noori testima, et see on nagu veestressi rohkem, et meil on kõik võrdsed. Selles mõttes see sisseelamine ongi lihtsam tegelikult. Ja kuna kõik on seal uued, siis kõik ongi ühes samas nagu olukorras ja kõik peavad nagu kõigiga hakkama läbi saama. Et see ongi, ma arvan, see, mille tõttu nad tegelikult elavad nagu kiiremini ja paremini sisse. Aga lõpetuseks üks Vimkaga küsimus. Ma ei tea, võib-olla sa oled ka, aga kui ei ole, siis millise aineõpetaja sa võiksid praegu olla? Kas see ongi matemaatika, füüsika või? No matemaatika jah, ütleme niimoodi
paberite järgi ma olen gümnaasiumi matemaatika ja põhikooli füüsikaõpetaja. Mul selle kutsetunnistus on olemas, seda olen ülikoolis õppinud. Et matemaatikat olen õpetanud ka, aga no praegu ei õpeta. Aga matemaatikat ja põhikoolis füüsikat võiksin küll õpetada, jah. Kas matemaatika õpetamisel on ka ajaga midagi muutunud? Matemaatika õpetamisel väga palju ei ole muutunud. Mõningad teemad on natukene muutunud, aga tegelikult on peaaegu sama. Oled sa selle peale mõelnud, et võiks veel õpetada ka? Praegu mitte. Aus vastus vähemalt. No aga siis võtame täna jutuajamise kokku. Ei ole muud kui, et palju õnne. Mul tundub, et vaadates nüüd siin seda aastat tervenisti on sul üks eduelamus teise järel, vapimärk, aastakool ja järjest tuleb neid, et mida muud soovite, kui et heas mõttes pauguta sama võimselt edasi. Ja, aitäh, ikka teeme. Tänud.